No nii, tere kõigile, panin muusika kinni, loodan, et kõik on kohale jõudnud, et algamas on siis veebiseminar koolielu töövahendite osas, mis on siis juba traditsiooniks saanud, et iga kuu alguses vaadatakse üle eelmise kuu töövahendid. Aga nüüd ma pean teile ausalt ütlema, et seekord me oleme siin kõik mõnes mõttes ühes ja samas rollis, et kõik need töövahendid on kooliellu tulnud siis tublide õpetajate haridustehnoloogide poolt ja mina ei ole ka paljusid neist katsetanud. Nii et me saame täna kohe koos proovida ja vaadata, et loodetavasti igaüks leiab midagi põnevat ja mõnusat, millega tegeleda ja hakkame pihta. Et jällegi reeglid teile, et teie mikrofon on kinni, et ma ei kuuleks teie kasse ja koeri ja lapsi ja teil on siis õigus esitada küsimusi chati teel. Ja Mihkel on meil siin ka tehnilise poole pealt abiks, nii et kui keegi jääb ätta, kas ei kuule, siis ta saab valida kohe siit, kui ta mingisuguse teksti sisestab, saab valida, et ta saadab siis selle adminile ja siis saab Mihkel kätte. Nimelt siin on niimoodi, et vaikimisi lähevad kõik sõnad adminile, aga te peate alati valima, et te saadate everyone ja siis näevad kõik neid küsimusi ja kõike muud. Nii et chat on siis teie möllutamise koht ja üritame siis kõigile nendele küsimustele ka koos vastused leida. Aga alati ei pea ühest korrast piisab, ütleb Mihkel, nii et kui ühe korra olete ära valinud kõigile, siis juba tuleb kõigile. Aga teemad siis täna või siis need töövahendid, mida vaatama hakkame, on siis WordMover, Dexter, Picasso Head, Bounce, Toggle ja Logquiz. Ma ei tea üldse, kas on siin keegi, kes on kõigi nendega juba ühel või teisel viisil kokku puutunud, kelle jaoks ei ole mitte ühtegi uut vahendit. Et mina pean ausalt ütlema, et mina ei teadnud neist päris mitut. Ja päris toredaid ja ilusaid avastusi oli, aga kuidas teistega, kas keegi on nende vahenditega varem kokku puutunud või on nad teie jaoks uued? Nii tore lugeda, et Tiiu on ka iPadiga meil siis kuulamas. Jah, et mõned need kaks viimast, jah, neid on nagu olnud. Ja osa ütlevad, et nad on midagi katsetanud. Väga hea, nii et siis on uusi asju ka tulemas ja need, kes on midagi proovinud, need öelge kindlasti siis vestlusel kohe, et kuidas see asi töötab ja mida te soovitate. Aga esimene töövahend siit samast koolielu portaalist panin jälle selle pildi, et millest me siis õieti räägime, et koolielu portaalis on siis selline alamjaotus nagu töövahendid, ja sinna alla siis tekib igas kuus paar uut töövahendit, mida siis õpetajad saavad kasutada ja kusjuures on ka juhendid. Nii et see on ka hästi oluline, et seal on eestikeelsed juhendid üleval, et muidu lihtsalt niisama me töövahendeid seal ei loeki. Nii, aga esimene on nüüd Mari Tõni poolt loodud juhend ja see juhend on siis WordMover, mis siis on tegelikult selline päris tore vahend ja ma tean, et päris paljud õpetajad on otsinud seda midagi analoogset, sellepärast et ma arvan, et absoluutselt kõik on kokku puutunud sellise asjaga, nagu seda on näiteks mis asjad need olid, liikuv aabiks või? Mäletate, see aabiks, millel olid jalad all ja kus pidi hakkama kirjutama. Et see WordMover võiks võtta ka, et on nagu mõnes mõttes midagi sellist ja teises mõttes ta on nagu veel laiem. Et võiks öelda, et ta on selline sõnapakkumise keskkond, ta töötab ja veebis on ainuke häda on selles, et me ei saa neid toredaid tähti panna. Ja siis peaks ta töötama ka iPadis ja Androidiga. Keegi juba kirjutas, et Androidiga ta proovis ja see ei töötanud. Et siin võib-olla tasub siis katsetada, et kellel tahvlid praegu on, et võite endale alla laadida ja proovida. Et mina näitan seda vahendit teile praegu siin nüüd otsustasin, et veebipõhiselt, sest et siis saame kohe kiiremini vaadata, et ma täna iPadi mängu ei too. Aha, Natalja kirjutabki, et tegelikult ei töötanud see et kusjuures minul iPadis töötas. Ma vaatan praegu, kus mu iPad on.
Nii et seal vähemalt see katsetus, mis mina tegin, see töötas. Nii, aga vaatame kohe siis üle ka selle, et ma jagan nüüd teiega oma ekraani ja siis me saame koos vaadata. Te saate ise selle lahti teha ja vaadata siis seda juhendit ja kõike muud. Et juhend on siis Mari Tõnissonil selline esitluse kujul, aga kuna keskkond ise on väga lihtne, siis midagi keerulist ei ole. Et kui ma siia siis nüüd sellele aadressile tulen, siis mul on siin sellel esilehel kohe, et ma võin kas täiesti uut luuletust alustada või siis avada mingisuguse sellise sõnapanga, mis mul on juba olemas. Et ma võtan nüüd, et ma alustan täitsa uut. Ja nüüd on siin mõned asjad on siin juba näiteks olemas ka, et inglisekeelsed, et siin mäletate seda kuulsat kõnet I have a dream ja siis on üks Shakespeare'i ilus sonett. Et kui ma nüüd siit midagi võtaks, siis siin näete sõnapangas on need asjad, sõnad olemas. Et ma võiksin siit kasutada neid sõnu, ma saan nad sassi ajada ja siis ma saan neid siia lohistada ja nendega mingisuguseid asju teha. Et see on nagu üks, et ma saan valmis asju kasutada. Aga nüüd, kui ma ikkagi tahaksin nüüd täiesti uue asja teha, nii, lähme tagasi, siis minu enda omata ütleb, et ma kaotan oma luuletuse, pole hullu, siis nüüd mul on nagu päris selline uus leht. No, paneme sellele siis nime ka, mida me siis paneme, teeme mingisuguse sellise, ma nüüd panen ma siia ei saa panna, ma panen värvid, nii oma nime ka. Ja sõnade lisamine on väga lihtne, et siin paremal pool on pluss, klõpsan lihtsalt selle peal ja juba tekkis, nii kirjutan kollane, siis jälle klõpsan plussi peal. Nii, nüüd läks mul siin üks juba üles, läheme talle peale, nii punane. Nii, siia paneme sinine. Ja niimoodi ma saan neid rahulikult siia lisata ja väga lihtsalt ka neid siis siin liigutada. Ja mida ma siis teha saan? Ma saan seda sõna suuremaks teha, kui ta on mõnes mõttes olulisem. Kui ma peale lähen, siis mul tekivad siia nagu tööriistad juurde. Ma saan muuta tema stiili. Tähendab, et ma saan muuta värvi, et näiteks punane ongi punane või siis ma saan ka muuta fonti, väga suur valik siin ei ole, aga midagi ikkagi. Nii, ja siis ma saan teda ka tegelikult niimoodi pöörata hoopis tagurpidi, kui ma tahan. Ja ma saan neid asju siis panna täpselt nii, nagu ma siis tahan. Ja kui mingi asi mulle nüüd siis ei meeldi, siis ma saan sellega visata näiteks siis ka prügikasti. Jah, et viskan midagi ära. Ja siis on siin üks tore võimalus veel, et ma saan siia panna ka erinevaid taustu, et siin näiteks, et ma olen hoopis kuskil ookeani sügavustes või kui ma teen mingi loodussõnavara, siis panen siia metsa. Nii. Ja kuigi tundub, et selline asi võiks ju olla põhimõtteliselt nagu, ütleme, algklasside teema, et mingisugused sõnakaardid või mingid asjad, siis tegelikult see päris nii ei ole, et siin annab seda ikkagi kasutada ju väga mitmeti, et mingisuguste mõistete ülekordamiseks või siis ütleme, kui ma hakkan mingisugust kirjatükki kirjutama, siis mingisugust asjad, mida ma seal kindlasti pean kasutama. Sest neid on siin nagu väga tore ja lihtne niimoodi grupeerida, et tõstan midagi ühte kohta ja nii edasi, et mingid asjad, mis mul on ette antud. Nii kui ma olen oma sõnad sisestanud, siis panen next ja siis on mul niimoodi, et ma saan teda saata meiliga kohe kellelegi, tähendab, et tekib selline spetsiaalne faili tüüp, välja printida, mustandina salvestada või siis ka lõplikult salvestada, et kui on lõplikult, siis on PDF, et kui ma ta nüüd draaftina salvestan, siis ma saan ta salvestada endal niimoodi, et panen talle nime ja salvestada ta näiteks oma arvutisse ära ja siis see laiend on selline R2VT, save. Ja põhimõtteliselt ma saan neid faile siis kasutada, näiteks, et open, ma avan, ma olen midagi teinud, ma võtan nüüd selle katse, mis ma siin varem tegin ja näete, mul on siin olemas, eks ole, sõnad. Nii et ma saan mingid sõnad või mõisted valmis teha, siis saab lasta siia veel midagi juurde panna ja nii edasi. Nii et tegelikult selline suhteliselt lihtne vahend, aga ma arvan, et kui hakata teda niimoodi põhjalikult katsetama ja proovima, siis võimalusi on päris palju. Nii, kas teil ka õnnestus, töötas, saite mõned sõnad panna?
Nii, ma lähen vaatan siia kohe chatti. Keegi võib-olla proovis ka nutivahendiga. Või tekkis äkki veel mingisuguseid ideid, kuidas sellist sõnapanka kasutada. Jõulusalmi, no vot, väga hea. Ka tegelikult jah, igasuguste luuletuste tegemiseks. Nii et, ja ütleme selline, mõnes mõttes selline mängurõõm, ega siis see puudutab kõiki, et siin ei maksa piirduda ainult algklassidega, vaid et ma olen näinud ka, kuidas gümnaasium suurima hea meelega selliste asjadega tegeleb, nii et see loovus ja kõik see, mida meile ikka ette heidetakse, et me vähe arendame, et seda saab kindlasti sellega teha. Ja ma mõtlen just, et tõesti, et väga paljudes ainetes ju ka ülikoolis ja kutsehariduses on ju tegemist erinevate mõistete ja kõige sellega, et kui on sellised asjad kokku kogutud, siis see on ju päris tore. Nii, aga vaatame edasi. Nüüd järgmine. Nii, nüüd ma pean võtma, ma võtan oma esitluse siit ka veel lahti. Et järgmine töövahend, mis kooliellu, aga ma enne küsin, äkki on teil küsimusi selle vahendi osas? WordMoveri osas. Nii, matemaatikamärke. No vot, matemaatika, see on ja alati selline, proovime kohe ära, kas matemaatikaga, kuidas see asi töötab. Et kui ma siit nüüd prooviksin panna plussi, näete, pluss tuli. 2 + 3. Noh, kuulge, ime hea ju. Võrdusmärk ka tuleb. Nii, need põhiasjad siis sulud ka tulevad. Nii et tõesti, matemaatika osas miks mitte teha siia mingisuguseid terve hunnik tehteid, mida peab siis lahendama hakkama. Et see on väga hea idee. Aga kindlasti neid keerulisemaid märke ta kindlasti ei taha, nii et Tiiu natukene seal möllata saada, aga mitte palju. Nii. PDF-ina jagab jah, et ta tegelikult ju, kui ma nüüd siia vaatan, ta ju ei salvesta mulle neid mitte kuhugi, et ma ju tegelikult endale kontot siia ei teinud. Et ma lihtsalt kasutan seda platvormi, teen mingi faili, aga ta seda kusagil ei salvesta. Nii et ma arvan, et jah, et sellist veebipõhist varianti ei olegi, et selle tõttu ongi, et kui ma valiksin selle meili teel saatmise, siis see nähtavasti tuleks samamoodi lihtsalt failina kirjaga kaasa ja siis ma saaks ta avada. Nii et nad on lahendanud selle asja sellisel viisil, et jah, et suhteliselt lihtne vahend, aga mõnikord on hea, aga kui ei pea alati kontot tegema, nii et ta on lihtsalt selline jälle lisavõimalus. Ja see on ka tore, et tahvlitega töötab ja saab kasutada, et kahju, et siis Androidis ka neid täpitähti ei tule. Nii, aga läheme edasi, sest vahendeid on täna kohe päris palju, kooliellu korra. Ja järgmine asi siis, mille kohta juhendi on teinud Aimi, võtan selle ette ka, on Tekster. Ja see on nüüd küll midagi sellist, mis minule ka kohe meeletult meeldis, sellepärast, et see on selline teksti kunsti loomise vahend. Panen teile kohe lingi ka. Ja vaatame. Nii, Heiki soovitab vaadata, äkki seadistuse probleem on, et Androidis ei saa. Heiki, kas sul õnnestus Androidis? Proovisid? Aha, selge. Nii, aga nüüd siis Tekster. Aimi Jõesalu suudab avastada igasuguseid selliseid põnevaid vahendeid ja see on nüüd midagi sellist, kui teil on nüüd niimoodi, et teate küll, et koolis on selliseid hetki, et kas on 5 minutit tunni lõpuni aega arvutiklassis või on tulemas mingisugused pühad või jõulud või projektipäev ja nii edasi. Ja siis tahaks näidata õpilastele mingisugust lahedat keskkonda. Ja see Tekster on siis midagi sellist. Et katsetasin ka gümnaasiumiõpilaste peal ja näitasin paarile ja siis nad täiesti unustasid ennast sinna. Et kuidas siis see käib? Kui ma nüüd selle avan, te võite endal ka lahti teha, siis teil tekib siia paremasse nurka, tekib siis selline väike kastike, kuhu on võimalik siis sisestada teksti, määrata selle, kui suur on see miinimum, maksimum, siis juhusliku nurga, värvid ja nii edasi. Ma praegu nüüd ei sisesta midagi, ma lihtsalt teile näitan, et kuidas see toimub. Et kui ma nüüd hakkan kiirega siin peal niimoodi lohistama, siis mul tekivad mingisugused sõnad.
ja mida kiiremini ma lohistan, seda suuremad need sõnad on. Ja praegusel hetkel tuli see tekst, mis mul siia üles on kirjutatud, aga kui ma nüüd klõpsan clear'i peale ja nüüd kirjutan siia hoopis midagi muud. Nii. Nii, kirjutan sügise kohta. Nii, määran nüüd selle miinimumi ära. No maksimum võib isegi suurem olla. Ma ei tea küll, mida see angle siin palju muudab. No teksti värviks, kuna ma sügisest kirjutasin, siis valin mingi sellise sügisvärvi, mingi oranžikama. Punase või sellise beežika ja nüüd taustavärviks võtaks midagi nüüd õite tumedat siis näiteks, midagi sellist. Nii, ja kui ma nüüd siis hakkaksin siis tegema seda, no ma prooviksin teha näiteks ühe sellise sügislehe. No nii, kuidas teile meeldib? Minu meelest päris ilus kunstiteos. No nüüd mul läks siin natukene sassi. Ja tegelikult, mida ma saan teha, kui ma olen mingi teksti sisestanud, siis ma võin võtta uuesti selle teksti ja nüüd muuta ära, panna midagi muud. Sajab ja nüüd valin hoopis mingi teise värvi, näiteks hoopis sinise ja teen hoopis sinisega. Nii, tõeline kunstiteos. Ma ei tea, kas te proovite ise vaikselt praegu teha ka või? Kohe ma saan seda kontrollida. Nii, sajab. Nii, leht on ja sajab. Ja siis, kui ma vajutan save nupule, siis mul nüüd on see pilt olemas ja selleks, et teda siis salvestada, teen parema hiireklõpsu ja salvestan. Save image as, paneme talle siis nimeks sügis näiteks. Nii, korjame ta endal, mul on üks koolielu kaust, panen sinna praegu. Ja salvestada lubab ta siis PNG formaadis. Save. Nii, aga kuidas teie oma töid tavaliselt jagate? Tahtsin praegu katsetada nüüd ühte keskkonda, ma vaatan, kas see asi toimib. Kas mul õnnestub see sama asi teile saata? Nii. Ja panen teile kohe nüüd chati ühe lingi. Nii, mida te praegu näete, kui ma teile selle lingi saadan? Teil on muidugi hea, te näete minu ekraani ka, aga kas te saite aru, mida ma praegu tegin? Kas keegi on seda asja kasutanud, mida mina praegu tegin? Mõned ma tean, et joonistasid sinu hoolega, aga mida ma praegu tegin ja mis teieni praegu jõudis? Nii, vot see on nüüd midagi sellist muide, mida kasutavad õpilased päris palju. Ja just nimelt, et ma näitan selle rahulikult korra veel järele või teile, et kuidas see asi toimis ja siis te saate aru, et mismoodi siis õpilased teinekord seda asja teevad. Et nimelt, kui mina nüüd tahtsin teiega kiirelt pilti jagada, teil on ka imeilusad pildid, nii et ma arvan, et te võite proovida täpselt seda sama teha, eks ole. Et kui ma nüüd sain selle oma kunstiteose valmis, ja vajutasin siis salvesta ja tegin tema peal parema hiireklõpsu ja vajutasin, et save. Salvestasin ta kuhugi arvutisse ära. Ja nüüd ma võtsin ette vot sellise keskkonna nagu Lightshot. Ma ei tea, kas keegi on seda varem kasutanud. Et kui mul on vaja saata pilti sellisel juhul, et ma ei taha nagu päriselt saata teda, ütleme meiliga, vaid ma tahan ta kuhugi chatti panna. Siis ma lihtsalt võtan siis selle
keskkonna lahti, nii, ja nüüd ma pean siis, teen siit korra endal refreshi, kõigepealt siis klõpsan selle browse image selle peale, otsin selle pildi üles endal, kuhu ma ta arvutisse salvestasin, open, see laetakse mul üles ja antakse link ja kui ma nüüd selle lingi saadan, nii nagu siin on, üleval näete link, siis teised saavad minu pilti vaadata. Nii et kui kellelgi tuli ilus pilt, proovige seda samamoodi teha ja pange siia chati link, et äkki ma saan kellegi teise tööd näidata. Et lihtsalt tuleb pilt siia keskkonda üles laadida ja siis saab seda jagada. Nii. Kui kaua link töötab? Vot selles osas, kuna see keskkond on mul nüüd see, mida õpilased kasutavad, seda ma ei ole nii palju uurinud, aga kui selle keskkonna vastu on huvi, siis ma võin teha muidugi sellise asja, et näiteks järgmiseks korraks, kui me korjame kokku novembri töövahendid, siis ma võin teha selle keskkonna kohta väikse juhendi ja siis ma oskan juba sellel teemal kauem rääkida, pikemalt rääkida. No nii, näete, Ann, vaatame. Ann saatis meile oma pildi. Oo, väga ilus. Süda ja kõik. No näete, kui kiiresti saab. Muide, õpilased kasutavad seda teinekord selleks, et saata mõni oma kodutöö või midagi sellist või siis näiteks saata kuskilt oma mingit chatti, mis on toimunud. Nii, Kaja saatis väga ilusa pildi, ka sellise sinise ja uneleva ja kuidas muudkui sajab ja lund või mis siin on, lund sajab. Ja kui ma hakkan mõtlema selle peale, et Aimi on selle juhendi autor, Aimi on täna siin ka, siis ma ei tea, kuidas sina seda oled oma õpilastega juba kasutanud, et tegelikult siin on ju võimalus ikkagi ju päris palju, eks ole. Et üks on, et keeleõpetaja saab teda ühel või teisel viisil kasutada ja nagu te nägite, et ma võin neid sõnumeid siia panna väga palju ja ütleme, miks mitte ka mõne luuletuse puhul, et kirjutan ise luuletuse ja siis kujundan selle luuletuse hoopis sellisel viisil. Et alguses, kui õpilased natukene katsetavad, siis ma arvan, et siis tuleb jah niimoodi, et võib-olla ei tule nii ilusti veel välja, aga kui nad on juba spetsid, siis ma arvan, et mingi selline töö kuhugi aasta lõppu jõulukaardi peale, et oleks see super, eks ole. Ja sellisel vabal viisil, et ma saan teksti selliselt kujundada, et seda ju väga palju ei ole. Nii, kas keegi tahab meile veel oma pilti näidata? Kaida ütleb, et väga lahe, aga Kaida sa pilti meile ei saatnud, jah? Nii, aga võite siia siis chati panna veel neid linke, mis teil siis välja tuleb, sest meil tuleb nüüd üks keskkond kohe veel. Et Aimi võib veel vahepeal vastata, et kuidas ta seda on oma õpilastega kasutanud ja teised võivad panna siis ideid selle kohta, et kuidas nemad näevad, et seda keskkonda võiks kasutada, millisel viisil. Ütleme selles mõttes, et nüüd te näete, et kolleegidele sellise sünnipäevakaardi tegemine on, eks ole, väga kiirelt käib. Nii näete, Liisi saatis ka veel, näete, näete, isadepäeva kaart, super, eks ole. Liisi peaks ainult ütlema seda, et miks ma seda keskkonda alles nüüd nägin, et oleks saanud juba palju varem. Jah, nii, Aimi juba kirjutab sünnipäeva õnnitlused, sõnavaratööd ja nii edasi. Nii et piiramatult võimalusi igasuguseid asju teha. Aga ega Aimi ainult sellega ei piirdunud, selle teksteriga, et tegelikult ta ühe töövahendi lisas veel ja ma võtan selle ka kohe ette ja ma ei tea, kuidas teil on nüüd joonistamisega ja kuidas te armastate moodsat kunsti. Kas te suudate joonistada nii nagu Picassod ja see on ka nüüd üks jälle selline loovust arendav asi ja on siis loodud keskkond Picasso Head ja panen teile kohe jälle lingi, koolielu lingi ja uurime seda keskkonda ka natukene. Et see võimaldab siis luua kunsti ja tunda ennast siis tõeliselt sellise moodsa kunstnikuna või Picasso ikkagi juba elas eelmisel sajandil, et väga moodne võib-olla ei ole. Ja siis, kui te selle lehe avate, siis siin paremal pool on selline create nupp. Ja selle peal klõpsates tuleb teil siis lahti selline tööala, kus te saate hakata tegutsema. Ja siin vasakul pool on siis igasugused erinevad asjad, mida ma saan kasutada. Ma hakkan kohe pihta, et kõigepealt nägu. Ja siis valin nüüd siis selle näo, mis ma tahan, panen ta siia
paika ja kui mulle tundub, et nüüd see nägu on näiteks liiga väike või suur, siis siin all on sellised asjad, et ma saan muuta tema värvi, kui ma olen ta ära pannud, noh ma panen ta näiteks hoopis, valin sinise värvi ja panen okei, et ta muudab nagu tagantjärgi siniseks, siis ma saan teha seda suuremaks, ma saan teha teda väiksemaks, ma saan teda keerata ja siis näete, siin on need, et too ette ja too taha, et ühel ja teisel viisil. Nii et nüüd ma võtan siit edasi, panen näiteks silmad, no kuidas Picasso tegi, ikka silmad peavad olema üks ikka ühe koha peal ja teine teise koha peal, ühe paneme hoopis siia, noh selle värviks võiks panna hoopis siis, ma ei tea, rohelise näiteks ja teine silm hoopis teistsugune. Nii, noh väga hea, Eiki parandab siin mind, väga tubli. Nii, nüüd ma loodan, et kõik on siin parasjagu loomas kunsti. Ja ei mingit kasutajaks tegemist, et noh, et kohe see ongi selline nagu moodne kunst on, ajutine kunst, et siin tuleb lihtsalt toimetama hakata ja hakata proovima, nii et jälle midagi sellist, mida ma saan siis pärast ühel või teisel viisil kasutada ja nii, no ma sattusin praegu nii kunstijoogu, et ma vaatan, kui siin on kõrvu võimalik panna ja kulme ja juukseid. No vot, juukseid mul ei olegi. Siin, nii. Hops, nihutan paika ja noh, panen veel suuremaks. Noh, paneme teise koha peale ka, et oleks nagu selline abstraktne kunst. Nii näete, abstraktne on ka, ma saan igasuguseid jooni. Ja siis ma saan siia panna veel oma allkirja. Nii, kas, vot näete, tuli siia alla kohe ka allkiri mul ilusti, et Ingrid on selle asja teinud. Ja sellel on siis jällegi niimoodi, et kui ma olen oma selle kunstiteose valmis teinud, siis võimalus on jälle salvestada või e-mailiga saata. Ma saan ka ta panna galeriisse, siis saavad teised näha. Ma ei teagi, Aimi, kuidas sina oled seda salvestanud, et kas sa oled saatnud endale meili peale selle, siin tuleks veel panna siis sellele maalile pealkiri. Aimi annab siin veel nõu, kuidas siis erinevad näolapid panna, et nii galeriisse kui ka mujale. Väga hea. Nii et no, ma loodan, et te olete siin tegutsenud kõvasti. Ma nii kaua vaatan veel, Aimi on saatnud ühe saksakeelse luuletuse, mis oli selle eelmise teksteriga tehtud. Väga hea. Kohe saaks õppida. Ja Heiki katsetas tahvli peale, et täpitähed täiesti toimisid. Väga hea, see oli nüüd see esimene juhend meil. Nii, kõik on suures katsetamisel. Nii, ekraanipilt. Nii, et kuidas siis teha ekraanipilti? Et näiteks üks variant on selline, et ma kasutan hoopis ühte tööriista, mis on meil ka õpetajatel üks lemmik tööriist ja see on siis, kui te olete Windows arvuti taga, siis selle asja nimi on snipping tool või lõikeriist. Et see on juba vaikimisi siin olemas ja kui ma valin selle snipping tool, mul tuleb siin new ja nüüd ma pean lihtsalt lohistama seal, kus ma tahan, et mul tehakse siis ekraani tõmbis või ekraanipilt hopsti. Ja nüüd on ta mul olemas. Ja kui ma siis vajutan save, siis ma saan selle jälle, noh, panen talle nimeks Picasso ja salvestan siis sinna, kuhu tahan oma arvutis. Nii et nüüd te võite teie proovida ka jälle teha näiteks ekraanipildi ja saata selle siis sellesama Lightshot programmi abil teistele, nii et siis võivad teised ka teie kunstiteoseid kasutada ja vaadata. Nii et noh, et selline ekraanitõmmiste tegemine on tegelikult üsna tore asi ja võimaldab teinekord palju lihtsamalt pildid kätte saada. Nii et Aimi näete ka soovitas seda ja Taimi on juba siin, Taimi väga ilus töö. Ma arvan, et sinus on täiesti kadunud kunstnik, nii et näete. Taimi juba saatis meil ilusti lingi ka kiiret, nii et kaks kiiret keskkonda kohe koos tööle panna ja siis neid jagada. Noh, õpilastega kas või Facebooki kogukonnas, eks ole.
nii et see Picasso head on siis samamoodi üks, vot isegi ma imestan, et Anni on siis saksa keele õpetajana seda kasutanud, et ma ei tea, kas saksa keele või keeletundides annab teda ka kasutada või on ta pigem siis selline jälle mingit loovust ja kõike muud arendav keskkond, mis annab tõuke võib-olla midagi edasi teha. Et teinekord on vaja õpilastel nagu kuidagi need, kuidas ma ütlen, meeled lahti saada või et mõnikord on nad väga pinges ja krampis ja siis, kui teha enne mingit tõsist asja üks selline väike sutsakas, midagi, mis on hoopis teistmoodi, siis see paneb inimese veidi teisiti mõtlema ja annab võimaluse ka seda teist tööd hiljem hoopis teisiti teha. Nii Elinin tuli juba idee, et kuidas näoosasid kirjeldada ja värve juurde panna ja nii edasi, et nojah, emotsioonid, miks mitte, näiteks, et ongi vaja teha rõõmus nägu, kurb nägu, et see on ka üks asi, mille puhul tänapäeval öeldakse, et väga halvasti õpilased loevad emotsioone, et ei oska neid kuidagi ise kujutada ja ei oska nendest aru saada. Nii et väga hea, näete, te olete nii loovad, te suudate juba igale keskkonnale leida kiirelt lahenduse ja võimaluse ka. Nii, väga hea. Nii, kunstitunniga on selleks korraks nüüd läbi. Joonistada te saite, loovus on nüüd lahti ja nüüd vaatame edasi. Veel üks Aini tore vahend on Bounce, mis on siis selline vahend, mis võimaldab siis veebilehtedele panna erinevaid märkmeid ja juhendeid. Ja see võib olla nüüd väga vajalik asi, sellepärast, et väga tihti on õpilastele vaja mingisugust keskkonda näidata, nad peavad seal hakkama tööle, nii panen teile kohe ka lingi, aga et kas on nagu alati mõtet teha siis selleks eraldi juhendid, kas siis videojuhendid või siis lausa, et hakata siin paberjuhendid tegema, et see keskkond võimaldab siis väga lihtsalt panna juurde igasuguseid märkmeid. Nii et ma võtan selle lahti ja vaatame, kuidas see toimib ja teie võite samamoodi muidugi teha. Nii, ja nüüd ma võtan näiteks koolielu lehe, võtame selle sama töövahendite osa näiteks siit, nii kopeerin ülevalt selle aadressi ja lähen nüüd siia Bounce lehele ja kõigepealt siis pean kleepima siia selle aadressi. Ja siis klõpsama selle punase nupu peal, grab screenshot, et ta teeb siis sellest veebilehest, siis ma saan aru praegu siis sellise ka pildi. Nüüd ta ütleb mulle, et niikaua kui tema sellega tegeleb, siis mina võin jälgida ilusasti seda punast palli ja võib-olla natukene siis silmi puhata. Nii. Ja nüüd ta küsib minu käest, et kuule võõras, mis su nimi on, ma võin selle ka siia panna, kuigi ma vaatasin, et see isegi ei ole vist kohustuslik. Ja nüüd, kui ma siis sellel lehel olen, siis ma saan hakata väga ilusti siia tegema siis neid erinevaid märkmeid. Näiteks, et ma tahan õpilastele näidata, et siit tuleb sisse logida, siis ma näiteks lähen, märgistan ära number 1, lohistan kasti ümber ja kirjutan alusta siit, logi sisse, nii. 1 on tehtud, siis näiteks nüüd tahan talle öelda, et number 2, vali töövahendid. Nii, okei. Ja niimoodi siis edasi, et ma saan talle nagu öelda, et kuidas mingisuguse veebilehe peal peaks hakkama toimetama. Et võib-olla jälle nooremate õpilastega on see hea võimalus, aga ka vanemate puhul on näiteks, et kuidas mingisugusest veebilehest siis nagu aru saada või kuidas siis, kuidas näiteks mingisugust infot välja lugeda, et näiteks me oleme tegelenud koolis ka sellise digitaalse kirjaoskusega või uue meedia kirjaoskusega, et kui ma võtan kas või mingi YouTube'i lehe ette, siis missugust infot ma sealt kätte saan, et kas või õpilastele ülesanne, et lähevad Facebooki, valivad ühe kontakti seal ja näitavad missugust infot, kust ja nii edasi teha saab. Nii et väga lihtsalt saan anda nagu ülesande kätte ära. Ja siis, kui ma olen kõik need asjad sisestanud, siis ma vajutan save. Jah, tõesti, ta võtab, et kui ma siia alla kerin, siis on näha, et ta on võtnud koolielu siin lõpuni, selle esilehe lõpuni, et siin all on küll jälle nüüd selle Bounce'i oma
osa, aga siit kuni lõpuni jah, et ma ei pea selle pärast muretsema. Nii, ja kui ma siis salvestan, siis nüüd ta annab mulle selle lingi ja ma saan siis selle lingi ilusti saata. Ja siis teised saavad seda asja vaadata ja näha. Et ütleme, et selliseid, ma ei kujutagi ette, et te võite nüüd ise, minu meelest kunagi oli ka selline vahend, mis võimaldas nagu veebis märkmeid teha ja veebilehtedele juurde kirjutada. Et ma ei kujuta ette, et kuidas selline asi näiteks töötab mõne võib-olla natuke suletuma keskkonnaga, et Google Drive'is seal muidugi ei ole mõtet, seal saab märkmeid ise teha juba. Aga nüüd te võite ise veel nüüd välja käia ideid, et kuidas teie näeksite, et teie võiksite sellist keskkonda kasutada. Ütleme, haridustehnoloogile oleks see ka muidugi teinekord hea, et õpetajatele, et kui mõni õpetaja ei näe ka mingit kindlat nuppu või et kuhu ta peab vajutama, et kirjutab teile, et ma ei näe, seal ei ole seda, siis teha kiirelt kohe 2 klõpsuga, eks ole, võtta see keskkond, tõmmata kasti ümber, öelda, vot siin selle all vajutad sinna ja nii edasi. Nii et ta võib ka siin olla päris hea töövahend, et millegi selgitamiseks. Jah, käepärane ja lihtne ja jällegi kontot tegema ei pea, et see on ka hea asi. Ja siia saab veel, ma vaatan, et siia saab veel panna pealkirja ka koolielu, ma vaatan. Nii et siis saab ta isegi nagu selliseks rohkemaks. Ja ma ei tea nüüd Aimi nende puhul, et kui kaua ta ühte seda lehekülge nüüd säilitab, et ma ei usu ka, et see nüüd siin lõpmatult on. Et siin on ka kindlasti mingisugused piirangud. Et juhendis seda just päris kirjas ei olnud, aga ma ei tea, Aimi, ka pikalt sul kogemused on, et kas see on uus vahend või oled sa seda juba pikalt kasutanud? Aimi kirjutab, et see võib jah konkreetse teema kohta olla ja saab just kirjutada jah, mida mingi veebivahend või ütleme eriti näiteks võõrkeelte puhul ju ka, kus lapsed võib-olla nii hästi hakkama ei saa, kas või vene keel või midagi. Et siis ka näidata, et kus ta peab täpsemalt lugema või mida ta peab vaatama. Aga jah, et eks selliste vahendite puhul muide peab olema just ettevaatlik, et seda nagu ei saa pikalt terveks eluks arvestada, et mul on nüüd see link olemas, et ühel hetkel ta kindlasti kaob ära. Aga seda võime me pärast uurida, et kas siin kusagil on kirjas ka see, et kaua see asi kestab ja siis saame kooliellu selle veel lisada. Nii, aga ühesõnaga jälle üks selline hästi lihtne, hästi kiire, hästi tore vahend, et kes tahab, võib siia chati linke panna, et missugused veebilehte nemad siis siin parasjagu märkisid ja infot andsid, et kas või kooli kodulehel või midagi sellist, eks ole. Võtsite midagi ette. Nii, küsimusi veel selle kohta. Aimi on ka siin kohe valmis vastama, kui vaja. Nii, selge. Praegu ei ole, aga vaatame edasi. 2 vahendit on veel jäänud, 2 nüüd sellist võib-olla, mis on nüüd natukene pikemad või siis tõsisemad vahendid, millega fun'i võib-olla saab natukene vähem. Üks on Toggl ja selle kohta nüüd osad ütlesid ka, et nemad on sellega enne kokku puutunud. Nõnda nimetatud ajahaldur. Et ma ei tea, kui paljud siin teist kasutavad Togglit. Ma vaatan, et keegi jagab oma seda print screen'i. Oi, väga ilus on, väga ilus töö. See ei ole enam juba Picasso, see on nii nagu päriselt joonistatud. Et Toggl on tegelikult ka juba vana vahend ja ma tean, et kunagi Hans Põldoja minule tutvustas seda vahendit. Et see on siis selline võimalus hakata ütleme, mõõtma aega oma tegevustes. Ja ütleme näiteks, et kui tuleb tegeleda mitme projektiga ja siis pärast peab hindama, et palju selle peale aega kulus, siis selle jaoks on see nagu ideaalne vahend. Et näiteks Hans Põldoja teatas kaitsmisel, magistritööde kaitsmisel, et tal kulus siis ühe või teise üliõpilase peale täpselt nii ja nii palju aega. Ja Elin ütleb, et et Ants kasutab siiamaani seda, nii et sellised projektid, kus ongi nii, et ma teen kord ühte tööd ja kord teist tööd, et siis selles osas on ta ikkagi väga-väga hea. Ja ma võtsin praegu nüüd selle osa lahti, kus ta siis nagu sisse ei ole logitud, ta töötab ka nutiseadmetes, mis on mõnus ja siin on siis kohe olemas ka juures see hinnatabel, et kui palju siis
teda tasuta kasutada saab, et saab kasutada ka tiimides kuni 5 liiget ja siin on siis näidatud, et vabalt saab päris palju asju teha, nii et no, et täiesti tasub kontot teha ja konto tegemiseks siis võtan lihtsalt sign up ja võin ka Google'iga siduda või siis panen ka endale selle meili aadressi ja salasõna ja ongi. Aga minul on ta nüüd praegu siin teises brauseris lahti ja ma võtan, nii ma panen siit mõne asja natukene kinni. Ja ma võtan ta kohe lahti ja näitan, et minul ta siin tegelikult praegu jookseb. See tähendab, et ma panin praegu endale ühe asja jooksma, veebiseminar toimub ja siin on siis näha, et see tegevus mul jookseb. Ja kui te vaatate siin üleval, siis see aeg on ka ilusti näha. Nii et meil on juba 48 minutit on veebiseminar kestnud või ütleme, ma panin ta natukene enne veebiseminari algust siis tööle. Ja siis, kui ma olen selle tegevuse lõpetanud, siis ma panen stop. Ja mul siis siia alla on kohe ilusti näha, et mis asjad need mul siin siis parasjagu on, et mida ma tegin eile ma katsetasin ja täna on mul siis see veebiseminar ja kui ma tahan nüüd sellega edasi minna, et ütleme siin ma nüüd tegin selle ära, siis ma vajutan talle uuesti start ja nüüd ta hakkas uuesti käima, et nüüd ta hakkab uuesti neid sekundeid lugema. Praegusel hetkel siis on 6 sekundid, nii et ta mulle ka näitab, et kui ma niimoodi ühest tööst teise lähen, et ma siin koolielu esitlust teile tegin, siis hakkasin ka mõõtma, et palju mul siis nende asjade peale läks ja kirjade vastamine ja nii edasi. Nii et nii panen korra jälle stopp. Nii, aga kui ma siis mingisugust asja alustan, siis siia ma pean lihtsalt kirjutama, et mis asi see siis parasjagu on, et mis projekt see on, et näiteks mingisugune fotoprojekt. Mingi tegevus. Ma saan ka suuremaid projekte teha, mille alla ma saan siis väiksemaid tegevusi panna. Ma panen praegu fototöötlus, mingi fotoprojekti all ja siis panen jälle start ja mul tekib nagu siis täiesti selline uus asi. Ma ei tea nüüd, kui palju teie oma töös midagi sellist kasutama peaksite või kas see on teil vajalik, et olete te kunagi tundnud näiteks, et ühel hetkel teil küsitakse, et aga kui palju see sul aega võttis ja te ei tea seda. Et või ütleme samas, ma arvan, et see on just vahend, mis sobib kas siis ülikooli või kutsekooli, et kus õpilased teinekord võiksid arvestada, et palju neil mingisuguse aja peale aega kulub. Nii, kas kokku arvutada oskab samanimelisi? Nii, stopp. Siin ta näitab mulle praegu, kui palju on mul, kui palju ma olen teinud, aga kui palju ta nüüd, mul on siin veebiseminar 2 tükki. Vot selle kohta, nii nagu ma teile ütlesin, kuna ei ole minu juhend ja mina kasutanud ei ole, siis kuidagi ta peab selle ikka kokku arvutama. Continue. Tags. Ma ei tea, kas keegi on kasutanud ja oskab sellele vastata, et millisel juhul ta selle kokku arvutab, et me võime ka kohe lahti võtta siit Katrin Uurmani juhendi, vaadata, kas tema oma juhendis seda mainib. Minu meelest seal päris seda ei olnud, et seal oli ainult need konto loomine ja selline lihtsam asi, et kuidas luua kontot, kuidas ta nutirakendusega töötab, kuidas stopp ja kuidas jätkab. Siin ta ütleb, tees sama ülesannet mitmel päeval, arvestab togul kokku ka lõpliku aja. Nii, aga kus ta seda praegu arvutab? No vot, Tiiu, praegu jään sulle vastuse võlgu. Sest et mul on ju siin esitlusi mitmeid. Ja ta teeb mul lihtsalt uue. Äkki ma saan teda kusagilt siit reportide alt. Summary. Nii, nüüd ta näitab mulle siin mingeid aegu.
Ahaa, siin nähtavasti tulebki. Koolielu esitlus, aga ei, see ei saa olla ju. Siin on mul projektid. Nii, no Tiiu ütleb, et uurib selle ise välja, väga hea. Aga see on muidugi hea asi, et selle peaks panema sinna juurde. Ilma projektita. Nii. Tundub, et ma peaksin panema vist, ta arvestab mul vist projektil, ta arvestab vist need erinevad tegevused kokku. Sest et siin ta näitab mul küll, sest mul oli üks koolielu projekt, mille all oli mitu tegevust ja need arvestab kokku, nii et järelikult kõigepealt oleks just vaja tõsta ühe projekti alla kokku ja siis ta arvutab selle kokku, nii et neid tegevusi sellisel viisil ta nähtavasti ära ei tunne. Aga siis saab küll, nii et ma pean lihtsalt natukene teistmoodi siis mõtlema, et kui ma seda teen, et panengi, et projekt on näiteks esitluse tegemine ja siis selle all on juba erinevatel aegadel need asjad. Ja siis saan juba näha küll, et kui palju mul mingisuguse asja peale on aega kulunud. Aga jah, kui seda loetakse ja kui seda on vaja näidata, siis miks mitte, et vahend on olemas ja täiesti töötav ja ma arvan, et kui Hansu käest küsida, siis ta on ka valmis sellest veel pikemalt rääkima. Nii, no kas keegi tundis, et temal on seda vaja? Et peaks vaatama, kuhu aeg kulub. Teinekord muide on see päris kasulik vaadata ühel oma tööpäeval, et kuhu aeg kulub ja mille peale seda siis, mille peale läheb, et millised tegevused nagu tegelikult aega võtavad, et mina olen aeg-ajalt seda mõõtnud, et ühe nädala lõikes, siis on täiesti huvitav vaadata, et kuhu kulub meie aeg, miks see päev nii kiiresti otsa saab. Nii, aga praegu siin rohkem teil küsimusi ei tekkinud ja sellele leidsime me vastuse, mis tekkis. Ja viimane keskkond on, ma tean nüüd päris paljude lemmik, LogQuiz. Ja selles LogQuizis on siis nüüd põhjaliku juhendi teinud Tuuli Koitjärve Tiiasalm. Aga enne ma vaatan, et siin veel Peep kirjutab. Just väga hea mõte, ma arvan, et kui loete, siis saate kindlasti kasutada, et tuua ta siis koolitöösse ka sisse. Nii, kui palju siin on LogQuizi fänne täna? Et võtan selle lahti ja näitan, et kui põhjaliku juhendi on siis Tuuli ja Tiia teinud. Ja minu koolis on ka geograafiaõpetaja on tõeline fänn sellel keskkonnal. Et tegemist on siis sellise mängukeskkonnaga. Eelmisel korral me tutvustasime ka ühte sellist asukohapõhist mänguloomiskeskkonda. Aga LogQuizi puhul on nüüd selline tore asi, et see keskkond on loodud Eestis ja selle keskkonna arendajad on väga huvitatud koostööst koolidega ja koolide jaoks on see keskkond tasuta. See tähendab, et kui teha endale konto, kui te oma koolis teete siis selle konto esimesena või keegi teine seda enne pole teinud, siis tehakse teist nagu mõnes mõttes kooliadministraator ja kooliadministraator saab ise siis õpetajaid juurde lisada. Nii et selline vahva asi ja pluss Tuuli ja Tiia ütlesid ka seda, et kui kellelgi on ideid, mida õieti selle keskkonnaga teha ja kuidas seda arendada, siis võite vabalt neile kirjutada ja nad võtavad need asjad arvesse, nii et nemad ütlesid, et nemad on päris palju koostööd teinud. Nii, Peep ütleb, et ka avastusrada on tasuta. No näete, tundub, et selline õues õppe, vaatamata sellele, et õues on pime ja vihma sajab, on nagu eriti kooli tulnud, sellepärast, et neid keskkondi on iga kord aina juurde tulnud, nii et seda avastusrada, ma arvan, võite ka uurida, kui keegi teeb juhendis, paneme kohe kooliellu üles. Aga ma näitan nüüd Tuuli ja Tiia loodud juhendit ja siis natukene seda keskkonda. Et nad on siis oma juhendid pannud Google Drive'i
ja teinud tegelikult siis videojuhendid, et on olemas selline lühitutvustus, kuidas see keskkond on, siis kuidas luua kontot, kuidas koostada küsimusi ja siis 3 mängutüübi osas, et kuidas neid mängutüüpe täpselt teha. Ja need on siis sellisel viisil, et kui ma selle lahti võtan, siis teil avaneb YouTube'i video. Nii, kus ta siis rahulikult selgitab ära selle, et kuidas see asi siis päriselt käib. Ja Lookuil siis ka, et midagi keerulist ei ole selles mõttes, et ma võtan nüüd jälle teise brauseriga selle korra ka ette, et kõigepealt on vaja siis konto teha, et võtan siis selle sign up, selle osa ja siis pean jälle panema nime, meiliaadressi ja salasõna ja olengi endale konto teinud ja minul ta juba kirjutas, et kuna ma nüüd tegin eile konto ja siis öeldi, et Gustav Adolfi gümnaasiumil on konto juba olemas ja tuleks ühendada ära, siis ma pean õpetajaga ühendust võtma. Ja Peep kiidab avastusrada edasi, nii et väga hea, tutvuge kindlasti sellega ka. Aga kuidas see asi siis siin käib, et siin on tegelikult selles Lookuisis on niimoodi, et siin on küsimused, mängud, sündmused ja siis on veel tiimid. Et algab see asi sellest, et ma siis loon küsimused, ma saan kasutada ka teiste küsimusi, ma võtan nüüd selle create new question. Nii, ja siis visatakse mul kohe ette, ma panen praegu selle nüüd cancel, et mul on siin näha minu küsimused ja kui ma nüüd võtan uue new, siis lihtsalt pean panema siis selle küsimuse teksti. Nii, ja ma saan valida siis, mis tüüpi küsimust ma teen, et kas siis on need valikvastused või lihtsalt tekst või number või foto või üldse vastust ei ole. Ja kui ma olen selle küsimuse loonud, siis ma saan ka ära määrata, kas see on nagu asukoha spetsiifiline. Tähendab, et seda mängu saab kasutada niimoodi, et õpilastel peaks olema need nutitelefonid või nutiseadmed, kus on siis GPS ja nad saavad seda siis sellisel viisil kasutada, et näiteks, et küsimus avaneb siis, kui nad on jõudnud teatud punkti või ta võib olla ka vabalt nii, et ta ei ole üldse asukohapõhine, et sellisel juhul need küsimused ilmuvad talle lihtsalt ette ja ta peab näiteks ringi jooksma ja otsima neile vastused. Ja siis saab anda ka veel igasuguseid kommentaare, lisada küsimusele meediat ja siis on veel selline teade siis sellele läbiviijale ja siis on veel ka võimalik panna ajalimiit, kui on vaja ja siis siin on ka siis keel, et ma saan valida, mis keeles see on. Nii et ma panen praegu cancel, et siin on siis praegu minul on siis ainult üks küsimus. Ja siis ma saan ka pärast, kui mulle neid küsimusi rohkem või võtan selle question library, siis näete, tegelikult on siin küsimusi juba ka valmis tehtud, nii et ma saan kasutada ka teiste küsimusi, kes on pannud need küsimused siis avalikuks. Et ma küll eile vaatasin, et paraku on siin praegu avalikud ainult inglisekeelsed küsimused, et eestikeelsed üldse ei olegi. Ja siis on siin näha, et praegu nähtavasti on siis need võib-olla need enda loojad ise neid küsimusi teinud. Et ka tüüpide järgi saab otsida ja ka näiteks koha järgi, nii et kui siia tekib nagu neid rohkem neid asju, siis on võimalik nähtavasti juba ka valmis asju kasutada, et kellegi teise küsimusi ei pea alati välja mõtlema. Ja siis on siin see mängude pool ja kui ma nüüd siia games selle mängude peale klõpsan ja valin new, minul ei ole ühtegi mängu tehtud, siis siin ongi need mängutüübid. Et need esimesed 3 pidid olema sellised lihtsamad. Nii, ja 2 viimast pidid olema siis keerulisemad. Et siin on ka näha nüüd see device screenshot näitab, et kuidas see siis näeb välja mängijale tema nutiseadmes. Et siin on siis küsimused, millele ta vastab ja siis on siin veel skoorid ja muud asjad näha. Et kui me nüüd võtame siis siit näiteks selle teise, siis siin on näha näiteks, et siin on juba need küsimused sellisel viisil ka näha. Et mina olen seda mängu ühe korra mänginud. Näete, siin on nüüd lausa kaardi peal, et ma pean minema sellele küsimusele, eks ole, lähedale ja siis küsimus avaneb siis, kui ma olen selle koha peal. Nii et
et selline, olenevalt nagu võimalustest, et see on hea, et võimalusi on palju. Ja vaatame siis, vot siin on nüüd mingi strateegiamäng, vot siit ma ei kujuta isegi ette, et ma pean kõigepealt selle punase juurde tulema, ma saan aru, ja nii edasi, et siin on mingisugused, ütleme, peab nagu rohkem selle asjaga tutvust tegema. Ja töötas see, mis meie õpetaja koolis katsetas, see töötas päris ilusti ja mis temale meeldis, oli see, et tema sai istuda klassis ja tema sai jälgida seda, kuidas õpilased õues liiguvad. Et see info tuli nagu talle kohe otseselt kätte, nii et tema kasutas just sellist siis, mis nõudis GPS-i. Nii, aga küsimus veel, ma saan aru, et Peep vist on seda avastusrada kasutanud, aga kuidas teistega, kas teised on kasutanud kas siis loogkuisi või mõnda teist analoogset mängu, et oskate öelda, et ei ole. Et see on, ma arvan, kindlasti midagi sellist, mida tasuks võib-olla teha isegi mingil projektipäeval ja ütleme koolis vaadata, et kuidas see siis asi läheb. Et on neid Taimi ütleb, tema on mänginud ja Anne ütleb, et naaberkool kiidab ja kasutab. Nii et nüüd on põhjalikud juhendid olemas ja näete, Moonika ka ütleb, et kiidab taevani, et on väga lahe, lastele meeldib ja kindlasti tasub proovida ja katsetada. Nii. Ja Annika õpilastele ka meeldib. Nii ja Peep, kas te võrdlete praegu seda siis loogkuisi ja siis seda keskkonda, mida te siin enne, mis see oli avastusrada, jah. Et, just, võrdlete. No nii näete, et tundub, et saime teile ilusasti kodutöö ka, et nüüd nende ilusate soojade ilmadega, millal veel õues saab olla, et saate võib-olla oma õpilastega ka korra välja minna ja vaadata, kuidas siis selline mängu tegemine toimib. Ja nii nagu oli, et seda saab ka tegelikult teha siseruumides, nii et õue ei pea minema, siis sobib ka talveks. Nii, aga ma vaatan, kuidas kell muudkui läheb ja meie aeg saab kohe otsa, nii et lõpetuseks veel, et kas teil on mingisuguseid küsimusi äkki? Ma usun, et ideid, mida teha ja kuidas teha, vast tuli. Mõni lahe või milline vahend, ma küsin siis pigem nii, et milline vahend on nüüd selline, mille puhul te tunnete, et seda võiks katsetada? Nii. Tiiu täna magama ei lähe, väga hea, hakkab kõike proovima. Nii, ja Peep, mul on tunne, et ma ootan teilt juba seda avastusraja väikest juhendit ka, et oleks patt, kui me selle koolielust kõrvale jätaksime, et kui vähegi aega võib-olla panete mingi väikese juhendi teete, et kui tegemist on niivõrd hea asjaga, et mida võiks kasutada. Nii, aga nüüd te juba panite siin oma mõtted kirja. Väga tore, suur tänu teile ja ilusat õhtut. Kohtume jälle, kui mitte enne, siis kuu aja pärast ja toredat katsetamist.